Meiega on täna USA välisminister Marco Rubio. Härra sekretär, aitäh, et leidsite aega meiega liituda. Ma tean, et olete hõivatud ja teil on palju teha. Võime alustada küsimusega nendele ameeriklastele, kes võib-olla ei saa aru, miks see nii on. Nüüd tahan sellele läheneda väga täpselt ja üksikasjalikult. Miks seda praegu vaja on, kui Lähis-Ida erisaadik Steve Witkoff käis selles saates? Ja ta selgitas, et iraanlased ei oleks valmis läbi rääkima oma tuumarelva programmist loobumise üle. Ja nad kiitlesid, et neil on 460 kilo 60% rikastatud uraani, mida saaks 7–12 päevaga viia sõjalise tasemeni ehk 90%-ni. Sel hetkel tundus see vältimatu. Isegi Midnight Hammeriga nad hoiaksid kinni niinimetatud võõrandamatust õigusest. See oli pöördepunkt. See oli üks pöördepunktidest, osa pöördest, aga Iraan on seda teinud juba 47 aastat. Me teame, kuidas see režiim toimib. Ma ütlen alati Iraan, aga teen selgeks, et ma ei räägi Iraani rahvast. Inimesed seal ei armasta seda valitsust. See on radikaalsete vaimulike režiim, inimeste, kes näevad seda kui oma missiooni. Ma tean, et see võib tunduda ulmeline, aga see on täiesti tõsi. See on režiim, mida juhivad inimesed, kes usuvad, et nende elu eesmärk ja missioon on maailma lõppu tuua. Need inimesed tahavad tuumarelvi, me teame seda. Nad koguvad kõike vajalikku tuumarelvade jaoks, ehitavad kaugmaa rakette, mis suudavad tabada Zevat. Nägime, kuidas nad eelmisel nädalal 2 demonstreerisid. Kuigi nad eitavad nende omamist, on nad rikastanud uraani 60%-ni. Nagu ma ütlesin, kulub 60% pommi jaoks vajaliku 90%-ni jõudmiseks 12–14 päeva. Nad on kiidelnud, et neil on see endiselt olemas. Nad nõuavad rikastamist tõstes taseme 60%-lt 90%-le. Nad on suurima piirkondliku ja ülemaailmse terrori toetajad. Neil ei tohi kunagi olla tuumarelva. See oli midagi, mida president Trump tegi väga selgeks juba oma presidendiaja esimesest päevast alates. Kui ta 2015 aastal seda eskalaatorit mööda alla tuli, rääkis ta sellest. Tegelikult rääkis ta Iraani ohust juba enne seda, kui ta üldse presidendikandidaat oli. Ta ei kavatsenud lubada, et Iraan kujutaks ohtu ameeriklastele või tulevastele põlvkondadele. Seega tegutsesime väga selge eesmärgiga. Me hävitame nende õhuväe, oleme seda juba teinud. Suure osa sellest oleme juba saavutanud. Kavatsesime hävitada nende mereväe, mis on samuti õnnestunud, ning kavatsesime hävitada suure osa nende raketiheitjatest. Oleme selle eesmärgi poole teel, hävitades nende kaitsetööstuse baasi, tehased, mis toodavad droone ja rakette. Oleme selle saavutamise teel. Need olid meie 4 eesmärki, sest need olid 4 asja, mille taha nad peituksid, et arendada tuumarelva ja ähvardada maailma. Kui me oleksime püüdnud sekkuda, siis president Trumpi ajal seda ei oleks juhtunud. Oleme kõigi 4 eesmärgi osas graafikus või isegi ees. Lõpusirge on silmapiiril. See ei juhtu täna ega homme, aga see on tulemas. Jõuame punkti, kus meie sõjavägi on saavutanud kõik selle missiooni eesmärgid ja teeb seda erakordse tõususega. Midagi, mis läheb ajalukku kui üks kaasaegse aja kõige paremini läbi viidud taktikalisi operatsioone. Tuleme selle ajakava juurde kohe tagasi, sest nii teie kui president ütlesite nädalad, mitte kuud. Midagi, mida me õppisime ja kui saaksid täpsustada, on see, et kui sul on tuumavõimekus, siis vajad ka enda süsteemi. Enne Epic Fury tundsid ja väitsid sa, et isegi mitte. Ja maailm on alati alahinnanud Iraani võimeid, olgu see siis nende tuumavõimekus või ballistiliste rakettide võimekus. Ja sa tundsid, et see oli liiga ohtlik oht, et seda selles operatsioonis mitte käsitleda, nii ballistilised raketid kui ka tuumaoht üheaegselt. Nüüd oleme näinud, et neil on võimekus ja ulatus, mis on palju suurem, kui me varem arvasime. Nagu näha, on neil nüüd võimekus ja ulatus, et nende raketid jõuaksid Pariisi ja Londonisse. Kas see on tõsi? See on tõsi tegelikult, aga nad on seda eitanud pea meeles. Iga kord, kui kuuled Iraanist, näitad sa pilti sellest Arashist, nende välisministrist. See mees on valetaja. Ta oli 2 nädalat tagasi televisioonis, eitas, et Iraanil oleks kaugmaa rakette ja siis tulistasid nad 2 neist välja. Praegu me ei arva, et neil oleks palju, aga varsti on neil neid palju. Neil olid tootmistehased, mille me hävitasime. Need hiljuti välja lastud relvad võivad ulatuda kaugele Euroopasse. Tegelikult tulistasid nad Diego Garcia pihta. Üks neist ebaõnnestus, üks tulistati alla. Aga nad tulistasid need Diego Garcia pihta, mis on väga kaugel. Nii et nad liikusid edasi selle nimel, et lõpuks oleks neil rakett, mis suudaks tabada Ameerika Ühendriikide mandri osa. See oligi nende eesmärk.
Nad tahtsid saada järgmiseks Põhja-Koreaks, ainult et see pole Põhja-Korea, mida juhib režiim, mis on problemaatiline ja raske mõista. Aga Iraan, mida juhivad šiitlikud vaimulikud ja millel on raketid, mis suudavad tabada Ameerika Ühendriikide territooriumi lähitulevikus. Sinna nad suundusidki. Selle oleksid nad lõpuks saavutanud, kui president Trump oleks neid samme astunud. Härra sekretär, kas te usute, et Põhja-Korea on aidanud Iraani nii ballistiliste rakettide programmis kui ka tuumaprogrammis? Ma ei saa palju kommenteerida. Peale selle, et ükskõik mida ükski valitsus või riik Iraani aitamiseks teeb, ei takista see meie missiooni mitte kuidagi. Mõned riigid on neid minevikus aidanud, jah, on küll. Lisaks sellele aitab Iraan ka teisi riike, varustades neid droonide, rakettide ja muu tehnoloogiaga, mille nad ise on välja töötanud. Aga mõista, Iraanil on raskusi joogivee hankimisega ja nende majandus on kokku varisemas. Pärast seda läheb olukord veel hullemaks. See on riik, kus inimesed protestivad tänavatel mitte ainult vabaduse puudumise, vaid ka majanduslike võimaluste puudumise pärast. Sest nad võtsid kogu selle vähese raha, mis neil sanktsioonide all on ja investeerisid selle kõik terrorismi rahastamisse. Ja kaugmaa raketid, mille ulatust nad igal aastal suurendavad, ehitades neid tuhandeid ja arendades neid ühesuunalisi ründedroone, mida kasutatakse nende naabrite vastu. Sellesse nad ongi oma raha investeerinud ja kavatsevad sellega ka edaspidi jätkata. Nad keelduvad rakettide üle läbi rääkimast, keelduvad isegi terrorismi üle läbi rääkimast ja keelduvad läbi rääkimast rikastamise teemal. Nad nõuavad õigust rikastamisele. Neile, kes ütlevad, et seda oleks saanud vältida. Neil oli võimalus läbi rääkida, aga nad ainult lükkasid tagasi või viivitasid. See ei juhtu Trumpiga. Ta ei luba Iraanil oma valitsuse ajal saada tuumariigiks ega ähvardada Sevari, ei praegu ega hiljem. Härra peasekretär, ma arvan, et ideaalne olukord oleks läbi räägitud kokkulepe. President on korduvalt ja avalikult öelnud enne kesköö haamrit ja operatsiooni Eepiline raev ja ta ütleb nüüd sellele, mis juhtkonnast alles on jäänud, et ta eelistaks läbi räägitud kokkulepet. Ilmselt on neil võim, sest nad lubasid presidendile, et lasevad 20 naftatankerit läbi Hormuzi väina ja minu teada need laevad ka pääsesid läbi. Seega peab neil mingil määral võim olema. Küsimus on ülemiste kihtide juhtimises. See saab olema targem kui esimesed 3. Ja kas nad sõlmivad kokkuleppe või seisavad nad lähitulevikus silmitsi oma lõpuga? On tõsi, et 47 aastat on nad keeldunud igasugustest läbirääkimistest. See ei tähenda, et me lõpetame proovimise. President Trump on alati sellesse uskunud. Mina eelistan läbirääkimisi sõdadele. Andsime talle eelmisel aastal aasta alguses 60 päeva. Andsime rohkem aega ka pärast Midnight Hammeri juhtumit sel aastal, kuid iga kord osutus see viljatuks. Me jätkame proovimist. Sõnumeid vahetatakse, läbirääkimised käivad ja on võimalus, et peagi toimub ka silmast silma kohtumine. Oleme sellele alati avatud. Aga president Trump ei luba, et võlts läbirääkimisi kasutatakse venitustaktikana. Et aega võita või neile rohkem ruumi anda. Seda ta ei luba, tead küll. Bideni valitsus veetis 4 aastat püüdes elustada Obama tuumalepet Iraaniga. Nad veetsid 4 aastat püüdes iraanlastega rääkida, kes neid hanitasid. Ja ma arvan, et nad arvasid, et saavad sama teha ka selle valitsusega veel 4 aastat. Aga president Trumpi nad hanitada ei suuda. Ta ei lange nende mängude ohvriks, ta ei langenud nende mängude ohvriks. Oleme alati valmis dialoogiks, kuid me ei lase läbirääkimiste ebaõnnestumisel takistada meie kaitset. Et kahekordistada nende rakettide arvu, et kahekordistada nende droonide arvu. Kujutage seda ette. Seda ei juhtuks, president ei lubaks seda. Sellepärast ta tegutseski. Ja ma mäletan, et kui kuulasin uudiseid, oli masendav kuulda, et öeldakse, et me ei tea eesmärke. Need on selged. Ma kordan, me saavutame need 4. Me hävitame nende õhuväe, me oleme seda juba teinud. Me hävitame nende mereväe, suure osa sellest oleme juba teinud. Me hävitame nende rakettide ja droonide tehased ning hävitame või kahjustame nende raketiheitjaid, takistades neil tulistamast naabrite pihta ja ohustamast meid, meie vägesid ja liitlasi piirkonnas. Me oleme nende 4 eesmärgi saavutamisele lähedal. Need eesmärgid saavutatakse peagi. Väljalaskmine. Räägime Hormuzi väinast. 20% maailma naftavarustusest läbib seda iga päev.
olete kindlalt öelnud, et neil ei lubata kehtestada teemaksusüsteemi, millega nad saaksid riikidelt tasu nõuda. Kahekordistada nende rakettide arvu, kahekordistada nende droonide arvu, kujutage seda ette, seda ei juhtuks. President ei lubaks sellel juhtuda, sellepärast ta tegutseski. Tahan veel kord meelde tuletada, sest ma kuulen uudiseid ja on masendav kuulda, et me ei tea eesmärke. Eesmärgid on selged ja me saavutame kõik 4. Me hävitame nende õhujõud, me oleme seda juba teinud. Me hävitame nende mereväe, suuremas osas oleme seda juba teinud. Me hävitame nende tehased, mis toodavad neid rakette ja droone ja me hävitame nende omad. Me kahjustame tõsiselt nende raketilaskeseadmeid, et nad ei saaks tulistada naabrite pihta ega ohustada meid, meie vägesid ja liitlasi piirkonnas. Ja me oleme õigel teel kõigi nende 4 eesmärgi saavutamisel. Need eesmärgid saavutatakse peagi. Räägime Hormuzi väinast. 20% maailma naftavarustusest läbib seda iga päev. Olete kindlalt öelnud, et neil ei lubata teemaksusüsteemi kehtestada. Kust nad saaksid kahekordistada oma rakettide arvu, kahekordistada oma droonide arvu? Kujutage ette, seda ei juhtuks. President ei lubaks seda, sellepärast ta tegutseski. Ja ma mäletan, et kui ma kuulsin neid teateid, oli masendav kuulda, et öeldakse, et me ei tea. Eesmärgid on selged, ma tahan neid korrata ja me saavutame kõik 4. Me lõpetame nende õhujõudude tegevuse, me oleme seda juba teinud. Me hävitame nende mereväe, suuremas osas oleme seda juba teinud. Me hävitame tehased, mis toodavad nende rakette ja droone. Me kahjustame tõsiselt nende raketilaskeseadmeid, takistades neil teha korduvaid rünnakuid oma naabrite vastu ning ohustada meid, meie vägesid ja liitlasi piirkonnas. Me oleme nende 4 eesmärgi saavutamisele lähedal. Need eesmärgid saavad täidetud, need saavutatakse peagi. Räägime Hormuzi väinast. 20% maailma naftavarustusest läbib seda iga päev. Olete kindlalt öelnud, et neil ei lubata kehtestada teemaksusüsteemi, millega nad saaksid riikidelt, kes liigutavad miljoneid dollareid tasu küsida. Lisaks sellele, et tagada nafta vaba liikumine turuhindadega, on see maailma majanduse jaoks eluliselt tähtis, vähem aga Ameerika majanduse jaoks. Ja see tõstatab NATO küsimuse, mille juurde ma kohe jõuan. Kui oluline see on ja kuidas te määrate, kas CISPRi vägedele on ohutu lahkuda, teades ja olles kindel, et väin jääb avatuks naftavabaks liikumiseks? Hormuzi väin on rahvusvahelised veed. Iga Iraani-poolne takistus kaubanduslikule liiklusele on ebaseaduslik. Neile, kes kaitsevad rahvusvahelist õigust, rikub vaba liikumise takistamine nendes vetes avalikult mereseadusi. Teiseks, see on ebaseaduslik. Kaubalaevade ründamine ja uputamine, seda tegid natsid teise maailmasõja ajal Atlandil ja seda tehakse praegu nende laevadega. Riikide vastu, mis neile ei meeldi, lippude all, mida nad ei tunnusta, need on terroriaktid teadlikult toime pandud. Ja eurooplased saavad vähe energiat läbi Hormuzi väina. Meie liitlased ekspordivad sealt kaudu palju naftat, eriti need, kes asuvad Pärsia lahe ääres ning Aasia ja Euroopa riigid sõltuvad sellest. Meie sõltuvus Hormuzi väinast on väike. Seega, kui Iraan otsustab kehtestada tasu või ebaseaduslikult kontrollida Hormuzi väina, siis on see presidendi otsustada, kas ta soovib aidata. Aga see on probleem kogu maailmane. Riigid üle kogu maailma peaksid seisukoha võtma ja olukorraga tegelema, öeldes, et see on lubamatu. Ja just seda me olemegi julgustanud. NATO kohta ütlesite, et meie liitlased nagu Hispaania, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia valmistavad meile pettumust. Ja pärast kõige lõppu vaatame selle suhte uuesti üle. Ja eriti seetõttu, et me maksame 2/3 NATO kaitsekuludest. Ja kui see on ainult Euroopa kaitsmise kohta, kuidas me seda nimetame ja mis see siis on? Miks me saa kasutada maandumisõigust Euroopa riikides siis, kui meil seda kõige rohkem vaja on? Milleks see liit siis üldse on? Ja NATO liit on ohus. Sean, ma olin suur NATO toetaja oma ajal senaatorina Zeamneos selle tohutu väärtuse tõttu. Ja asi ei seisnenud ainult Euroopa kaitsmises. See tagas meile ka sõjaväebaasid, et jõudu projitseerida erinevatesse maailma paikadesse, alati kui rahvuslikule julgeolekule tekkis oht. Kui NATO nüüd takistab nende baaside kasutamist Ameerika Ühendriikide huvide kaitsmiseks, siis muutub see liit ühesuunaliseks tänavaks. NATO seisneb lihtsalt selles, et meil oleksid väed Euroopas, et kaitsta Euroopat. Aga kui meie vajame nende abi, siis me ei palu õhurünnakuid. Kui me peame kasutama nende baase ja nemad ütlevad ei, siis miks me üldse oleme NATOs?
küsi endalt, miks me kulutame sadu miljardeid ja aastate jooksul triljoneid dollareid kõigi nende Ameerika vägede peale. Nad on selles piirkonnas kohal. Kui me ei tohi neid baase kasutada just siis, kui meil on neid kõige rohkem vaja. Seega pole kahtlustki, et pärast selle konflikti lõppu peame selle suhte uuesti üle vaatama. Me peame hindama NATO väärtust meie jaoks uuesti. Lõplik otsus on presidendi teha ja tema sellega teeb. Lõpetame siin töö ära. Nagu ma ütlesin, oleme väga lähedal oma eesmärkide saavutamisele kõiges, mida mainisin, aga ma tõesti arvan, et peame uuesti üle vaatama. Kas see liit, mis on riigile hästi teeninud, täidab endiselt oma eesmärki või on sellest nüüd saanud ühesuunaline tee, kus Ameerika kaitseb Euroopat? Aga kui meie vajame abi, ei anna meie liitlased meile baasikasutus ega ülelennuõigusi. Need on õigustatud küsimused, mida peame esitama ja mida analüüsitakse hoolikalt pärast konflikti. Meie maksame 2/3 sellest eelarvest. Meie kulutame $1 triljon aastas. Kasutades juust, palun teie tähelepanu. Venezuela kohta värskendus. Kas te kohtusite täna Venezuela opositsiooniliidri Maria Corina Machadoga? Delcy Rodriguez näib tegevat koostööd Sinioaga ja kui võimalik, siis palun ka Kuuba kohta värskendust. Kas tundub, et selle langus on mingil määral peatne? Venezuela kohta. Mäletate, et meil oli 3 osast koosnev plaan. Esimene osa oli stabiliseerimine. Me ei tahtnud riigis massilist migratsiooni, me ei soovinud kodusõda ega rahutusi tänavatel. See on suures osas saavutatud. Tegelikult pole me midagi sellest näinud. Teine etapp on taastumisfaas, kus me praegu oleme. Siin näeme mitte ainult majanduslikku taastumist Venezuelas, vaid ka majanduslikku taastumist, mis on kasulik Ameerika Ühendriikidele. Nad saadavad naftat meie rafineerimistehastesse. Kas summid kantakse üle pangakontodele, mida kontrollib Zemaerio riigikassa, et see tooks kasu Venezuela rahvale, tagades, et raha ei varastataks? Selle taastamise osana vabastati 100 poliitvangid. Kas sa nägid seda? Kuri kuulus vangla, kus hoiti kõiki poliitvange, suleti vaid 3 kuuga. See, mis Venezuelas saavutati, on erakordne. Lõpuks peab olema üleminekuperiood. Venezuelas peavad toimuma vabad ja õiglased valimised ning see hetk peab saabuma. Tead, see ei kesta igavesti, aga me peame olema kannatlikud, kuid samas ei tohi olla leplikud. Ja seetõttu tunnen ma end Venezuela edusammude üle väga hästi. 3 kuuga peavad pessimistid, kes ütlesid, et kõik läheb valesti pärast seda, kui Maduro kohtu ette viiakse tunnistama, et nad eksisid. Siiani on kõik viimase 3 kuu jooksul Venezuelas hästi läinud. Kuuba juhtum on traagiline. Kuubal on majandusmudel, mis ei töötaks mitte kusagil. Tegelikult polegi mudelit. Kuubal ei ole majandust. Sõna otseses mõttes ei ole seal majandust. Ja kahjuks on inimesed, kes seal valitsust juhivad, ebakompetentsed ega suuda neid probleeme lahendada. Kuuba vajab 2 asja, majandusreforme ja poliitilisi reforme. Majandust ei saa parandada ilma valitsemissüsteemi muutmata. Neil on palju probleeme. Kahtlemata kuuleme varsti rohkem uudiseid, sest ka meie töötame selle nimel. Ja kas te kinnitate endiselt, et oleme selle konflikti lõpuni jõudmisest nädalate, mitte kuude kaugusel? Jah, ma arvan, et oleme oma eesmärkidele lähedal. Ma ei taha tähtaega määrata, aga me suudame. Finišijoon on silme ees. See tähendab, et oleme siis saavutanud kõik presidendi seatud eesmärgid. Kui me need saavutame, takistame Iraanil lähitulevikus tuumarelvade hankimist, muutes maailma ja meie riigi turvalisemaks. Presidendi peamine ülesanne on hoida ameeriklased turvalisena. Trump hoiab meid alati turvalisena ja teeb seda ka praegu. Tänu Jumalale, et tema tegutseb, sest mitmel Ameerika presidendil oli võimalus tegutseda, kuid nad ei teinud midagi või tegid olukorra hullemaks. Välisminister Marco Rubio, aitäh tulemast!